ma tahaksin tulla uue teenusega turule, aga kus ma selle idee sain ja miks ma sain selle idee, ma tahaks jagada ühe loo. Nimelt, kui ma olin natuke noorem, istusin Kihlatuga sellises uhkes restoranis Rocca al Mares, nagu võib-olla olete kuulnud, McDonald's. Sükene sopane detsembrikuu päev, külm, täitsa tavaline argipäev. Kui mulle helistas mu noorem vend ja teate, kui juba hääletoonist saad aru, et midagi on valesti. See oli üks nendest kordadest. Ja nimelt ütles, et suure tõenäosusega minu isaga või meie isaga juhtunud autoõnnetus Tartu maanteel, et ma tuleksin koju. Ma ei osanud midagi arvata ja ta ütles ka, et arvatavasti surmaga õnnetus ei ole, sellepärast, et kui oleks surmaga, siis oleks juba politsei tulnud ja andnud teada. Läksime kodu poole kiirustades ja mu isa sõid sinise autoga ja piltide pealt postimees.ee ja mingites kohtades võis olla näha, et meie isa auto justkui on õnnetusse sattunud. Ja telefoni teel teda ka kätte ei saanud. Aga politsei ei olnud käinud teada andmas, seega oli lootust. Igatahes ma mäletan Põllu tänavat pidi Nõmmel jalutasin kodu poole. Ikka ennem kodu tekib selline ärevus sisse, mis värk on. Aga kodumaja ees nägin isa autot. Tundus, et on sinine auto. Lähemale jõudes vaatasin, et sinise auto peal on kirjas politsei. Mu isa on taevas. Kristlasena usun, et kohtun temaga seal, aga on mõned asjad, mida ma igatsen oma isa juures. On palju asju, aga toon 2 välja. Üks on see, näiteks mu lastel võiks olla selline tore vanaisa, nagu Tarmo oli, et nad ei ole temaga kohtunudki. Aga teine asi, mida ma igatsen ja võib-olla sellest ka see mõte, miks ma üldse praegu räägin, on see, et ma igatseks temaga ühe korra rääkida veel. Ühe sükse pika vestluse pidada, rääkida tema lapsepõlvest, rääkida, milline tema ema oli tema perspektiivis, milline ta isa oli, kuidas ta üles kasvas, miks ta mingeid valikuid tegi. Kõike neid asju ma 19-aastaselt ei osanud või ei tahtnud või ei arvanud, et oleks kiire küsida. Oleks võinud, aga selles vanuses ei küsi. Seepärast ma võtsingi see suvi ette, et ma lähen teen samasuguse vestluse oma emaga. Ma küsin neid küsimusi ja salvestasin ülesse. Filmisin ülesse selle vestluse oma emaga. Ma arvan, et sellist asja võiks olla ka teistel soov nagu saada. Ma ei tea, seda tead sina paremini. Täna ma olen filminud 4-5 inimest, aga need on pigem tulnud oma nagu tutvuste kaudu. Et oligi esimene inimene, keda ma filmisin sellise pika tunniajase intervjuu, oli oma emaga, siis oma massööriga. Nüüd filmisime ühte vanaema, mitte minu vanaema, aga mu sõbra vanaema. Ja ma filmisin ka alguses oma last Rubit ja Eleonorat. Võib-olla ongi hea näidata näiteks üks väike lõik minu ema intervjuust, aga lihtsalt, et te teaksite, et videod on privaatsed. Ema käest ma küsisin, et kas ta on nõus ühe väikse lõigu laskma oma intervjuust turunduslikul eesmärgil. Eks ta ikka on nõus poega toetama. Igatahes siin mu ema lõik. Mis mulle eriti meeldis või nagu meelde jäi, et õhtul isa luges kuskilt piiblist ja siis ta küsis, aga kust koha pealt see on? Enamuses muidugi me ei teadnud, aga see tekitas ühe niukse nagu ussi või põnevuse sisse, et sa tahtsid seda kindlasti teada saada, kus koha pealt ta loeb. Ja siis ma hakkasin piiblit võtma tema laua pealt ära, sest piiblit ei olnud sel ajal saada. Aga muidugi ega ma ei viitsinud õhtul enam seda talle laua peale tagasi viia. Aga tema palvetund oli öösel kell 4-5. Ja ta tahtis piiblit lugeda ja piiblit ei olnud. Ja siis ta ütles, tütar, võid võtta küll. Aga olgu tagasi toodud piibel. Kui sina soovid ka iseendast selliste umbes tunni aja pikkust videointervjuud tellida, siis kirjuta meile. Ja nüüd on minu kõrval minu Kihlatu. Õnneks juba abielus. Kahjuks ma olen võetud, Toomas, sinu poolt.
Me tuleme õnneks ainult kahekesi, ei ole suurt produktsioonitiimi ja vestleme teiega ettevalmistatud küsimuste alusel. Me saadame küsimused ette, et te saate natuke mõelda nende peale ja midagi keerulist ei olegi. Me ei küsi, et kuhu on need laibad maetud ega teie testamendi kohta küsimusi, et see on täiesti vaba vestlus. Kõik, mis te ise peate oluliseks öelda, võite seda teha. Ja seni on olnud väga huvitavad lood, nagu biograafiaid oleks lugenud läbi järjest, et hästi põnev on. Meil on ka huvitav ja teil endal on kindlasti väga suur väärtus sellest videost ja ka väga äge kogemus. Ja ma ise mõtlesin, et mis on see ideaalne vanus, kes võiks endast selle video tellida. Ja ma arvan, et üldiselt see vanus on alates 6-aastasest kuni 100. Aga ma julgustan, kui sa oled umbes 50 juures, siis ma julgustan sind juba mõtlema selle asja peale, sellepärast, et see on midagi lahedat, mida oma tulevastele põlvedele kinkida. Viimaseks väljakutseks annaksin meile kõigile, et kui sa tahad tuult tiibadesse lükata meie väiksele uuele ettevõtmisele, siis jaga seda video, kirjuta alla kommentaar, kes võiks selle video endale tellida või mõnele oma lähedasele ja oleme väga-väga tänulikud. Tšau!